Olen noorem seesant Taisi Žilisko ja ma töötan Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuses värbajana. Oma praeguse töökohaga ma olen super rahul. Ütlen ausalt, ma arvan, et ma teen isegi teatud mõttes oma unistuste tööd. Ma võtan igapäevaselt inimesi kaitseväkke tööle ja lisaks väga suur osa tööst on ka riigikaitseõpetuse tundides esinemine ajateenistuse teemal ja samuti tutvustan ka kõrgemat sõjakooli. Ajateenistusse tulema ajandes mind eelkõige soov töötada kaitsevaldkonnas. Mulle tundus väga loogiline see, et kui ma soovin selles valdkonnas töötada, siis ma läbin väljaõppe rohujuure tasandil kõigepealt. Ajateenistuse läbisin 1. jalaväebrigaadis õhutõrjepataljonis vahemikus 2014–2015 ehk siis 11 kuud ja läksin juulikutsega. Minuga koos alustas samas rühmas veel 2 tüdrukut ja ees ootas veel 2 neiut. Olmetingimused ajateenistuses olid minu jaoks ootuspärased, sest mul ei olnudki väga suuri ootusi. Magamine oli lahendatud meil sedasi, me olime poistega ühes ruumis, lihtsalt kappidega eraldatud, mis meile sobis väga hästi, sest meil olid väga toredad rühmakaaslased ja me saime oma vahel ilusti läbi. Aga mis puudutab näiteks duširuume ja WC-sid, siis need olid eraldi, et igatepidi oli privaatsus selles osas tagatud. Füüsilise koormuse osas olid minu ootused seatud võib-olla natukene kõrgemaks, aga reaalsus on see, et ikka oli oluliselt kergem kui see, milleks ma ennast olin valmis pannud. Ajateenistusse tuleb kokku ühiskonna läbilõige, mis tõttu saab seal väga hästi praktiseerida ka koostöötamist võib-olla natuke raskemate ja keerulisemate isiksustega. Õppisin suhtlemist, eneseväljendusoskust, distsipliini, et kõik sellised asjad, mis ilmselt enamikel seostuvad ajateenistuse ja kaitseväega.